Väga hull. Korralik stress jälle. Korralik stress. Liftiga also I had so slow car in the front that we didn't catch the group, so... Tõesti kaunis. See on ikka tõesti ilus. Vau. Oh, vau. See on homme kella 4:30. Spa kesklinnas, see oli paraad, siis suure kategooria autod, GT3-d sõitsid just mööda ja rahvas siis naudib siin päris kaunis vaatepilt, väljas on siuke mõnus mingi 25 kraadi sooja, mõnus. Nii, teine hommik. Päeva esimene peatus, akrediteerimiskeskus. Mäkud on siin siis suhteliselt kuskil metsa ääres. See on see support-seeriate võlu ja valu. Aga kiirelt siis räägin üle ka need kategooriad. Et siis on suur kategooria GT3, mis on siis nii-öelda veki mõistes hypercaride siis all, siis tuleb, mis siin täna sõidavad veel, on GT4, GT3 Legends ja siis ongi 2 monoseeria, McLaren ja Artura Trophy ja seekord on siis ka Lamborghini Trofeo. Et nüüd ongi põnev nagu näha ka, et kuidas siis Macud ja Lambod omavahel ajalises mõistes võistlevad. Nad ei võistle muidugi koos, aga lihtsalt ajalises mõttes. Et kuna Gregor pidi alguses sõitma Lambodega, et igal juhul hetkel on McLaren rohkem tõusuteel oma arenduse ja selle programmiga kui Lambo, aga Lambo lihtsalt on nii kõva ajalugu siin juba sellise monoseiriaga all. See on siis siin McLaren Hospitality, kuhu siis tuleb osta pilet, et siia sisse saaks, aga siis saab siin natuke jaedas olla ja 3 korda päevas ka süüa. Ja et tulimegi siis hommikut sööma siia. Buongiorno. Buongiorno. Ready? Yes, I'm ready. How are you? Fine. Fine. Trying to replace the same... replicate the same weekend. Replicate the same weekend as in Monza. How do you like the track? Yeah, I like it. You enjoy it? Most iconic track in the world, I think, but yes, we will see it. Mis sul? Kuule, ma ei tea. Magasid hästi või? Magasin suht halvasti, aga näitajad on vähemalt puubi järgi head. Nii et selles mõttes on hästi. Kuna jällegi käinud siin rajal kunagi pole, siis tuleb jälle aastad ja kõvasti alguses. Esimene avastusretk viib mind siis Meedia Centerisse. Nii, laud olemas. Nüüd siis ootan vesti ainult. No nii, pillid pandi sooja. Mis siin soetada selle kuradi 30 kraadiga on. Aga pillid on soojas. Mehed panevad ennast valmis. Autod kütavad juba raja peal. Mõnus on siin. Kõvasti rohkem tuleb siin jalutamist ja ringi treppimist. Aga see on kõik seda väärt. See on kõik seda väärt. Nii, 15 minutit ja siis lähevad autod välja. Esimesena läheb siis Ricardo peale ja poole peal, eks näis. Monza ka näitas, et need free practice'id ei pruugi alati sujuda nii nagu tahaks. Ja siis sealt edasi pool siis sõidab Grex. How are you, man? All right. Enjoying the sun? No, not really. Not really? So much. Järjekordne samasugune olukord, et lähme siit läbi suurte autode bokside, aga kõrval boksis on siis Rutronic ja seal on siis Martin Rump.
just läks Gregor rooli ja Rosso ehk siis punane lipp. Unlock. Rouge'i kurvi saan siit isegi kätte, kui nad lähevad. Ja no olgem ausalt, päris elus see on ikkagi päris suur kõrguste vahe, mis siin nagu on. Wow. Greg sai just uued rehvid alla või noh, ma vähemalt eeldan, et ta sai, sest et boksist just tuli välja siit. Ja no ma arvan, et ta sai pool ringi peal olla, kui siin punased lipud. Hell no. Just sellepärast, et treeningu aega saab vähe. Korraliku ringiga ei saa sõita. Nii, treening läbi. Nüüd lähme kuulame muljeid. Siin juba vahekäigus on GT4 pillid valmis. Suprad, Macud, Mersud. Need samad olid ka Monsas, aga näiteks GT2-sid siis pole. Nonii, nüüd on siin mõned tunnid möödas, natuke tiksumist, aga sai see aeg vähemalt pool aega ilusti ära kasutatud, käia lõunat süüa, pildid ära teha, storiesid teha ja nüüd siis hakkab päeva teine pool ehk siis vabatreening number 2. Auto number 81 oli päisult ebastabiilne esimene round ja tehti siin kõvasti muudatusi. Loodame, et need muudatused on head ja toimivad. Praegu läks siis Greks esimesena peale, teeb selline pool aega sõidab ja siis teevad vahetuse. Päris lahe see, et ühe grandstandi juures siin viimase kurvi šikaanide kõrval on täitsa tehtud need filmimisaugud ehk siis saavad ka tavainimesed ikkagi päris lahedaid kaadreid. Üli nagu positiivne, et noh, mul selle vestiga on õnneks võimalus köiest nagu kaugemale tulla ja mingeid kohti veel avastada. Aga overall ikkagi üli nagu mõistlik lahendus siin selline asi teha. Nägin nii palju vaeva, et siia üles matkata ja nüüd olen siin mingisugune 15 mintsa istunud ja autot number 81 lihtsalt ei tule. Ei ole mingit infot ka, mis juhtub. Läbi video seda kõrguste vahet ei ole nagu näha, aga ütleme, et üles on päris tüütu. Ega siin selle mingisuguse e-tõuksigagi oleks ikkagi tükk tegemist. Aku tõmbaks, ma arvan, päris kiirelt tühjaks, aga no praegu ühesõnaga tundub nii, et ega vist Rikki ei saanudki sõita, sest et midagi tundub, et ta on laiali läinud ja aga nüüd siis jalutame tagasi boksi ja eks siis kuulame, mis juhtus selle 81 sõidukiga. Melu ja kogu see linnak on siin ikka nii raju. Ongi nagu eraldi linn lihtsalt. Asjad kaasa ja nüüd siis õhtusöögile McLareni Hospitality'sse. Seal me oleme täna juba 2 korda süüa saanud, saame ka 3. kord ja ega siis on tagasi majutuse poole. Täna oli pigem laadna päev, aga see vastu homme läheb korralikuks actioniks. Tere hommikust! Uus päev, kõht täis, kohe algab esimene väike warm-up enne kvalifikatsiooni. See hommik on siis Greksi hommik, tema teeb selle free practice'i ja sõidab kvalifikatsiooni ja alustab siis võidusõitu esimesena. Õhtul kvalifikatsioon 2, seda sõidab Rikki ja homset ajasõitu või homset võidusõitu alustab siis tema. Selline süsteem. Siiamaani pole ühtegi ringi tehtud, aga Greks paneb ennast valmis. Juba vahetavad, no selge pilt. Mitmekesisel auto kallal toimetati ilmselt nagu mingisugune paak justkui lasi läbi. Ühesõnaga, ei tea, mis see täpselt oli. Greks nüüd läks peale. Ütleme nii, et
täiesti uus auto, sest et moto vahetati eile, uus seadistus pandi. 10 mintsa on koli teha. Mingi ajad igal juhul kirja saab, sellest pole kahtluski. Aga ma arvan, et sinna top 10-sse me ei küündi, eks näis, aga pigem mitte. Oli tehtud 9. positsioon. Väga hull. Korralik stress jälle. Korralik stress. Aga no täitsa uskumatu, et nagu nii viimasel hetkel ikkagi peale ära sai. Yeah. Normaalne. Davai. Siin on siis need GT3 Legends, mis siis sisuliselt nii roolis on endised võidusõitjad. Mõne roolis on ka auto omanik, ehk siis kollektsionäärid. Ehk siis ei pruugi olla üldsegist tippsõitjad, aga jah, autod on siis, ütleme nii, et vanemaid kui 2004 ei paista. Oli tehtud. Istun nüüd teen esimesed pildid ära, saab esimese päeva esimese postituse teha. Ja siis tuleb minna vaadata välja, nüüd on jälle paar tundi natukene tiksumist, enne kui siis võidusõit hakkab. Aga eks seda on meeskonnal kõige rohkem vaja. Nad on siin kõvasti pushinud öösel ja maganud. Et see auto ikkagi liikuma sai. Kõva sõna. No nii, läheb esimeseks sõiduks. Mäkud kõik siin kogunevad ilusti. Ja P9 ehk siis 9. positsioonilt alustab, lend start ja läheb. Mul selja taga on siis McLareni vipid, või kõik siis, kellel on see nüüd McLareni Hospitality käepaelad. Nad saavad tulla siia pitwalki, saavad ümber autode käia natukene tunda ennast tähtsana. No nii, ehk siis nüüd siis näis, kuidas see sõit minema hakkab. Dans ce challenge McLaren avec ces McLaren Artura Trophy Evo, on a des voitures dans cette procédure de safety car. Ei midagi head, ei midagi kohutavat, püsib seal oma positsiooni peal. Eesmisi väga ei hirmuta, pigem hakkas tagantpoolt tulema mingisugune püüdjapunt. Ring nii pikk, et ma jõuan jalgsi ka peaaegu iga ringiga uude spotti. See on päris hea, mis on mu plaani järgi, et äkki ma jõuan nüüd siit tagasi boksi, kui on sõitjate vahetus. Proovime, see on plaan igal juhul, plaan. Okei, ei jõudnud. Pit window open ja teevad sõitjate vahetuse ära. Spot, aga safety car. Tagasi teel hakkas vihma sadama, õnneks, tähendab mitte õnneks, aga suhteliselt vähe. Endiselt temperatuuri jäi 33 ja see väljas kuumus on täiesti pöörane. Ma olen täiesti hämmingus, et kus see kuumus praegu ja kus see vihm üldse nagu tuleb. What the hell, man?
viimane hommik. Täna on siis ainult üks võidusõit, mis siis nüüd algab. Ma siis räägin McLarenist, mille fookus meil on. Aga päeval toimuvad veel siis Lambo Super Trofeo võidusõit ja GT3 legendide võidusõit. Otse loomulikult kell 4, 24 tunni spa võidusõit, kus siis ka Martin Trump osaleb. Aga jah, eile õhtul siis oli tänase võidusõidu kvalifikatsioon. Läks suhteliselt nihu. Rexi tiim, ehk siis auto number 81 stardib kohalt number 17. Ja kuna selles Macu line-upis on niigi justkui 2 klassi, on Pro AM ja Pro, siis üldjuhul need Pro AM-ikad on kõik seal tagapool, nii et ma arvan, et esimese ringiga on siuke 5-10 kohaparandust peaks olema ikkagi suhteliselt tehtav. Safety cariks on suhteliselt standardseades Artura. How is the car? Good, very good. Yes, it's standard. Yes, it is. With standard tires? Absolutely. Everything standard, yes? Everything standard. Okay. No siin raja täitsa tagaotsas. 2 autot on veel tagapool. Aga nagu ma ennist mainisin, siis Pro AM-idest võiks saada siin ikkagi esimese ringiga väga paljudest hooga mööda. No nii, esimesed ringid tehtud, nagu arvata oli. Kõvasti kohaparandust on toimunud ja jälle on hetkel 8. Saab ehitada. Isegi, kui sai kõvasti positsioone tagasi võidetud, juhtus selline olukord, et küljeuks oli sõidul lahtitud. Ja nüüd tuli siis teha üks plaaniväline pitstop. Plaaniväline pitstop, me teame, mis tähendab. Et ega sellest sõidust hetkel väga palju loota pole. Tiksub 14. kohal, ette on 10 sekundit minna. Ise lähen kõnnin nüüd viimase kurvi peale, et sealt natuke veel filmida siin 2 ringi äkki jõuavad kust veel mööda, nii kaua veel jalutan, nii et seekord siis selline see sõidu tulemus. How was it? Very bad. What? Very bad. We needed to do 2 bits because of the open door, and with the safety car also I had so slow car in the front that we didn't catch the group, so losing the race just. So nothing more to say. Nagu drifti auto juba. No võt, ei midagi liiga positiivset seal targeti boksis. Kuigi auto või tiim, kes startis meie kõrvalt, sai poodiumile. Ja seda ütles Gregs ka, et kui seda lisaboksi peatust poleks olnud, oleks asi väga tehtav olnud. Aga nüüd on siis McLaren Trophy jaoks nädalavahetus tehtud. Meie vaatame, mis meil siin plaan on. Varsti saame süüa lõunat. Ja siis peaks juba pesus käima ja valmistuma õhtuseks suure sõidu stardiks. F1 kvali SPA 24 on nüüd alanud. Teisel ringil
safety car, et siis nüüd koristatakse rada. No nii, kell hakkab saama 9. Vahepeal ega väga midagi suurt teinud. Lõuna oli. Võidusõit on siis nüüd kestnud juba üle 4,5 tunni. Martin Rump on ühe korra peal käinud. Päike hakkab mõnusalt loojuma. Mõtlesin, et ma lähen siis teen ühe tiiru sellele rajale. Temperatuurid on tunduvalt mahedamaks läinud ja valgus tõesti hakkab pukkuma. Alustan siit Eau Rouge'i poolt. Võiks saada kauneid kaadreid. Just läks Aston Martin ka. See on siis Aston Martin Hospitality, mis on siis samas ka Eau Rouge'i hotell, kunagine Eau Rouge'i hotell, eks ole, et see on siin põnevalt seest ära tehtud ja otse loomulikult kõik Aston Martini kutsutud vipid saavad siin nautida. No on vist aru saada, kuhu kõik õigeks ajaks jõuda proovivad. Tõesti kaunis, see on ikka tõesti ilus. Vau. Ja no muidugi megarahvas on ka siia kogunenud. Ilmselgelt see tribüün on selliste võistluste või üldse spaas võidusõidu kõige populaarsem tribüün. Ja no sellise valgusega see on ikka mega. Seega selliseid momente sellises mootorispordi filmimise maailmas ei ole. Enamasti see võistlus toimub päeval ja väga limiteeritud aja. Ja nüüd nad lähevad öösse välja. Non-stop. So overwhelmed. Ma olen lihtsalt nii palju siin nüüd seda pilti ja videot teinud sellest momendist. See on ikka... Wow. Selle sarnast ei ole. Ja just sellepärast siia need kõik inimesed on kohale tulnud. One water without gas, please. Ja kui tekib küsimus, et miks ma Kreksi sõitude ajal siia tahapoole ei tulnud, siis põhjus on tegelikult väga lihtne. Kreksil on sprintsõidud, ehk siis ühe terve võistluse pikkus on 50 mintsa. Ja ma olen siia jalutanud, ma arvan, pool tundi. Jah, saaks enne võistlust juba kohale tulla, aga siis ma jällegi kaotaksin selle ära, kuidas ta valmistub, kuidas ta autosse läheb ja nii edasi. Ehk siis see on kõik selline kompromisside mäng. Ja põhiline kõige suurem probleem on selles, et tõuksi või mingit liikumisvahendit ei ole. Et järgmiseks aastaks kindlasti tuleb sellistele suurtele radadele kas siis rentida tõuks, rentida rollu, igal juhul mingisugune liikumisvahend tuleb endale sebida. Tegelikult pime, kell on 10:30. Sunset ehk siis kõige magusam aja ma sain kätte. No ikka megaklipid, täiesti sõnu kirjeldamatu feeling ikkagist, kõike näha. Inimesed naudivad siin kämperites, autot. Nüüd on niimoodi, et see heli, mis siin taustal on, see on homme kella 4:30 ja lihtsalt on siin metsade vahel. V8, V6, V10, V12.
We got you all! Siin on siis üks telklatest. Järjekordselt, vaade on üks tõenäoliselt parimaid. Ja reas lähevad, eeldatavasti saab neid rentida ja teisel pool siis on karavanidele mõeldud varjualuna, aga sinna ka telke pandud. Küsisin siin siis kohalikude käest. Noored inimesed, 17–27 eluaastat ja 3 sotti 24.–28. ehk siis 4 päeva pilet. Pilet pluss telk ja 3 sotti. Tee ise oma arvutused. Aga tõenäoliselt, kui sa oled vanem, siis on grammikene kallim. Aga ikkagist, sellise kurvi peal. 4 päeva pilet, 3 sotti. Pole paha. Iga suurema ristmiku peal on siis sellised tahvlid, kuhu on siis kirja pandud suunad erinevate kurvide poole. Vahelduseks full course yellow. Alustasin sellel kellaajal, kell on praegu 00.26. Selline aeg siis kulus mul selle tiiru peale. Päris mõnusalt läbi on küll olla. Jalad said korralikult tööd. Täna olen kokku tatsanud siis ka sellise summa samme. Aga nüüd väike drinks ja siis vaatame, mis edasi saab. Kell on 20 minuti pärast 1 öösel. Ja järts, lihtsalt järts. Ja kõnnime ikka vana heasse Oruusi tribüüni poole, aga norm rahvas, mida helli. Tagastatud kõik asjad kaasas. Siin on siis viimased minutid selles hoones tänaseks või selleks korraks. Aga kuulasin siin ühtede tüüpide juttu ka, et tegelikult ega nii ongi, et kui sul oled arvestanud, et 24 tundi siin tiimi või mingit sõitjat, eks ole, filmida pildistada. Ehk kui juhtub õnnetus ja see sõit ja see auto lõpetab teepõrvel ja võistlus saab otsa, siis kokkuvõttes ju ei olegi rohkemat teha. Siis tulebki läinud varasemaks saada ja varem koju minna.